Tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna maamärkidele. Teen järjest kõikide maamärkide lugemised. Panen ajatemplid külge, kirjeldustesse leiate ajatemplid ja saate sealt otse liikuda enda soovitud maamärgi juurde. Nii, aga täna võtan ühe keskse energia ja seda ümbritsevat energiat. Ja lõpus võtan ka ühe kristalliingli sõnumi, et võib-olla mõne märgi sõnum on just selles peidus. Aga alustame sõnnidega. Ja tegemist on nagu ikka üldiste sõnumitega, et seega võta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned, jäta teised sõnumid teistele, ära vägisi proovi sobituda. Nii, võtame siis ühe keskse energia sõnnidele. Ups. Nii, väga ilus kaart. Karikate 9. Karikate 9 on soovide täitumise energiakaart. Ja see kaart kutsub elama oma unistuste elu. See kaart kutsub avama tegelikult oma südame, olema tänulik ja olema valmis võtma vastu kõik kingitused, mida universum pakub. Kõik, mis teele puistatakse, kõik suure tänuga ka vastu võtan. Et selline energia, kus ma naudin, võtan maailma nagu aaretel aegast. Et justkui ma proovin leida igast päevast neid väikseid armsaid hetki ja korjan need kõik kokku. Siin on selles kaardis alati võimalused, millest olen unistanud. Soovid, mida olen soovinud. Ja siin on saabumas selline või juba käes, mõnel sõnnil juba käes või saabumas kohe selline energia, kus on võimalus saavutada enamat ja vahel ka enamat, kui julgen unistada. Et selline õnnestumiste jada energia on see ja justkui vahel me leiame, et minus endas on midagi rohkem peidus, kui ma ise võib-olla lootsin või uskusin või teadsin ja kuidagi võime nautida elu erinevaid aspekte korraga. Et siin on palju toredaid hetki ja ma kuidagi otsustan ise, et ma valin ja naudingi neid hetki, et emotsionaalselt selline kaart, kus ma tõesti olen tänulik, tunnen küllust, selline soovide täitumise energia, kus ma tunnen rahulolu, edu, tunnustust, naudingute energia ka muidugi. Ma tunnen ja ära kõik tähenduslikud ja rõõmsad hetked ja korjan need kokku ja naudin neid. Et siin on midagi, mis mind rõõmustab ja ma tõesti väärtustan seda. Nii, et see on minu keskne energia praegu siin või sõnni keskne, mida ma võtan, et justkui selline keskpunkt, et teadlikult naudin kõike väikseid hetki ja kõik korjan kokku. Nii, võtame siia ettepoole ühe energia. Kuidagi ma tunnen praegu, et mina olen oluline. Mina olen oluline. See, kuidas mina tunnen, see rõõm, mida mina tunnen, on mul väga tähtis. Siin on see energia, et mina ise pean ka rahul olema ja mitte ainult teistel, vaid mina pean suutma rõõmustada. Kuidagi tekib 9 on minu jaoks sellised energiat, kus... Nii, vaatame, mis siia. Maailmakaart. Lõpetamine. Maailm lõpetab midagi. Maailmakaart on tegelikult millega osas justkui saavutatakse täiuslikkus. See on lõpetamise energia muidugi, aga see on ühtlasi energia justkui nagu portaali avanemine, on ju. Et midagi lõpeb, aga samal ajal on midagi juba uut avanenud. Midagi tasemele, kuidagi uuele tasemele liikumise energia. Maailm on tegelikult väga positiivne energia. See on, isegi kui olukord, mis lõppes, ei ole positiivne, siis maailm näitab sellega, et sa said hakkama sellega.
aga muidugi see on positiivne energia, et siin on ka need rõõmsad lõpud, kus on rõõm saavutuse üle, ma sain sellega hakkama. Et justkui mis iganes see lõpp oli, nagu ma ütlen, kui siin on head lõpud, halvad lõpud, aga sa said hakkama, see on tähistamist väärt energia, et millega osas ma jõudsin nii kaugele. Ja et see on nagu selles mõttes seda tähistamist väärt, et maailm on täiuslikkuse kaart, saavutuste kaart, ka rõõmu kaart, tihti mingisuguse suure olulise protsessi lõpule viimise energia, edu energia, ja et midagi lõppes, midagi saavutati ja järgmisele tasemele liikumine, see valmistab ette kõrgema, parema järgmise taseme. See võib näidata reisimist muidugi. Reisimine läheb siia maailma juurde, et maailm on valla. See võib näidata millega osas eesmärkide saavutamist, et sa said hakkama. Et ma õppisin sellest, ma kogesin sellest ja ma sain hakkama. Ja see on tähistamist väärt energia, tähistamist väärt olukord, et siit saab, just kui ma olen kuskil keskmes, et saab, et liikuda uuele tasemele. Et mingi peatükk justkui lõpeb. Nii, võtame siia üles ühe energia ka Svennile. Müntide kuningas. Ossa. Müntide kuningas. Müntide kuningas on minu jaoks väga stabiilne energia. Et ma juhindun kindlasti, see on nii enda energia, väga kindel, tasakaalukas. Ma juhindun praktilisest meelest. Oluline, ma ei sahmerda iga asjaga. Et vaid ma keskendun olulistele asjadele, mis on minu jaoks väärtuslikud. Ja ma ei lähe nagu iga tulise vestlusega kaasa, ma ei keskendun olulistele asjadele. Proovin mitte, et millest ma tunnen, et ei ole mulle tähtis, sellest ma pigem astun kõrvale või ei lähe kaasa. Et see on tegelikult jõukuse, turvalisuse energia, ka ambitsioonikas energia. Samas on müntide kuningas väga lahke. Kaitsev. See on ärimehe energia näiteks. Töökas energia, praktiline energia. Hea mentori energia, ka hea nõuandja energia. Sellised targad investeeringud, targad otsused, lähedaste toetamist näitab tihti. Siin on kuidagi selline hea maine on tähtis ja müntide kuningas mõtleb ka alati tagant järgi, mida ma oleksin saanud veel paremini. On selline enda suhtes ka pisut nõudlik, et ma tahan et ma mõistan, võt siit ma oleks võinud veel paremini. Mündid on stabiilsuse, pikaajalisuse, turvalisuse energia. Minu jaoks müntide kuningas on rahulik, stabiilne kuningas suhtes, näitab alati sellist püsisuhte energiat, aga juhindun sellest, mis on stabiilne, mis on praktiline, mis on turvaline, materiaalne, keskendun sellistele väärtustele. Et võib näidata kodu, kinnisvara, tööd loomulikult, pühendumist kellelegi või millelegi, aga sellist pikaajalised plaanid, kindel, stabiilne, millele loota energia on oluline. Keskendun sellele. Nii, võtame siia alla ka ühe energia. Nii, karikate 8. Siin alla minu jaoks natuke selline alateadvuse energia, millest ma juhindun. Ja karikate 8 on energia, kus ma jätan negatiivsuse selja taha. Liigun millega osas edasi. Siin maailm ka lõpetab. Ma liigun millega osas, siin liigutakse karikate 9. Oluline on see, et ma ennast hästi tunneksin. Asjad, mis on negatiivsed, asjad, mis on ennast ammendanud. Karikate 8 puhul
ma liigun sellest, ma eemaldun sellest. Karikate 8 puhul on energia, et jah, et ma eemaldun negatiivsest ja valin iseenda, et siin see karikate 9, nagu ma ütlen, et mina olen oluline, minu tunded ja emotsioonid on tähtsad. Ja see võib olla emotsionaalselt raske eemaldumine, sest karikad, emotsioonid, võib olla raske eemalduda, alati ei ole lihtne negatiivsusele mitte reageerida. Läheb ikka korda, aga ma proovin mitte sellele keskenduda. Vahel on selline energia, kus ma tunnistan millegi osas ka tõde, et on olukordi, millest on vaja eemalduda ja ma aktsepteerin seda. Vahel on selline tunne, aga no kuhu siis, aga kuhu ja kuhu edasi siis, mis ma siis teen. Võib olla mingisugune olukord, mis ei ole pakkunud mulle emotsionaalset rahuldust. Ja vahel olen pettunud mingis olukorras, mõnes inimeses, tunne, et võib-olla ka endas, et nagu ei ole selles osas saanud nagu hakkama, et kui on 8 karikat, see tähendab, sinna on panustanud, sinna on pühendunud ja siis jäetakse selja taha. Vahel näitab mõne sõnni puhul, et siin on ka keegi läinud ilma tagasi vaatamata, see on selline energia ka. Aga vahel näitab, et millegi osas nagu ma tunnen, et võib-olla ma ei olnud piisav või midagi, ma tunnen, et võib-olla see enam ei tasu pingutamist väärt. See ei ole võib-olla seda pingutamist väärt või kuidagi selline, et ma ei saavutanud milleski näiteks seda täiuslikkust või seda eesmärki. Samas siin näitab, et mingid asjad lõpetatud, kõik on hästi. Ja kõik see negatiivne, mis on, see jätta endast lihtsalt maha, et tuleb nagu millegi osas on vaja leida uus eesmärk ja valida kuidagi enda soovid ja enda unistused, tõsta see kuidagi esile. See on ka sellise vaimse ärkamise energia, et mina olen tähtis, mis on minu soovid, mis on minu vajadused, aga need on tähtsad. Et kuidagi selline, ma valin iseenda energia on minu jaoks kaart. Ja see ei tähenda, et see on lihtne. Et siin võib olla sellist negatiivsust kuidagi see maha raputamine ja eemaldumine ja selja taha jätmine ei pruugi olla lihtne. Aga siin on, see on minu jaoks, nagu ma ütlen, selline alateaduses mul kuklas. Aga see, mille ma valin, on väga tähtis ja väga, väga suurepärane ja mõistlik. Nii. Võtame ühe energia siia ettepoole ka. Kui ilus müntide kuninganna, no siin on paari energia siin alla veel karikate kuninganna, südamete kuninganna. Nii, aga müntide kuninganna, no siin on paari energia, siis võib olla justkui sünkroonis kellegiga, et oluline on vundament, oluline on pikaajalisus, stabiilsus, võib olla näidata ka sellist kindlat püsivat paari suhet või vajadust selleks. Müntide kuninganna on väga praktiline kuninganna, nagu ka müntide kuningas sõnni, kuidagi väga sõnni elemendid on siin väga, väga tugev ja teadlik valik tunda rõõmu, nautida ja millegi osas ma nagu saan olla kindel, millegile saan toetuda või kellegile saan toetuda. See on midagi stabiilset ja kindlat. Hästi hoolitsev energia. Mõlemad muidugi on hästi hoolitsevad, lahked energiad. Praktilised energiad, võib olla kodused energiad, ei pea, et selline töökus, karjäär on nendes kaartides ka, no münt on käes, on ju olemas, aga võib ka näidata just vastupidi, et väga kodule pühendunud. Samas on äritaju müntide kuningannal samuti olemas nagu kuningalgi. Ka sellised head nõuandjad, usaldusväärsed energiad. Et keegi, kelle saab usaldada, keegi, kes ütleb, saame hakkama, meil on, ma ei tea, katus pea kohal, kõhud täis ja siis on juba hästi ja siit vaatame edasi. Et sellised praktilised väärtused on väga oluline. Siin pühendutakse tihti ka kodule ja oluline on justkui, et see kodu, see keskkond, kus ma olen, võib-olla ka töö, see keskkond on mulle tähtis. Et sõnnile on oluline see teda ümbritsev, et oleks ka ilus silmale vaadata.
Sõnn oskab nautida ilusaid luksuslikke asju, hinnata seda, et ta on nõus panustama, pühendama, aga ta oskab ka nautida elu selle kõrval. Et siin on näha midagi sellist lojaalsust, et see on hästi oluline kuidagi ja stabiilsus. Heade tehingute energiad on ka siin. Et sellised tugevad, ilusad kaardid sõnnile. Aga võtame siit ühe kristalliingli sõnumi ka. Et äkki mõne sõnni sõnum on just siin peidus. Kuld. Jumaliku sekkumise kaart. Et Jumal saadab meile imesid vastamaks siirastele palvetele. Just kui soovide täitamise energia. No universum saadab, kuidas kellegi jaoks on ju. Et aga sellised sõnumid sõnnid teile seekord suur aitäh, et kuulasid. Nii. Aga jätkame neitsidega. Võtan kohe uue kaardipaki siit. Nii. Neitsidele. Täna võtan ühe keskse energia ja seda ümbritsevad energiad ja siis lõpus võtan ühe kristalliingli sõnumi ka. Aga tegemist nagu ikka üldiste sõnumitega, seega võtta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned ja jätta teised sõnumid teistele. Ära vägisi proovi sobitada, et kui sa tunned, et see ei resoneeru sinuga, siis nii ongi. Nii, aga võtame neitsid ühe keskse energia, mille ümber siis ehitame ülejäänud energiad. Tore, karikate 3, tähistamine, rõõmustamine, kogukond, elu nautimine, karikate 3, aitäh, et oled olemas energia, aitäh, et toetad mind, aitäh, et rõõmustad koos minuga. See on minu inimeste energia, inimesed minu ümber energia. Võib-olla minu hingepere, kellega ma tunnen ennast nii hästi ühtsena. Südamesõprade energia. Ma ise valin need inimesed endale vahel võib-olla perekond ka minu enda inimesed on ju, et ei pea olema. See on tihti selline vendluse, õelluse energia, et õe ja venna eest olema, et võib-olla tunnen kellegiga sellist lähedast sidet. Ei pea olema nagu vereliine, võib-olla. Inimesed minu ümber, minu tugivõrgustik. See võib viidata tähistamisele, rõõmustamisele, oleme toeks heas halvas. See on energia, kus on hea veeta aega nendega, kellega mul on vahva ja tore ja selline mõnus aja veetmine. Karikate 3 puhul ja selline sõprus on siin, sõbrad on olulised, kogukond on oluline, suhtlemine, koosviibimised, tähistamised, rõõm, pidu, hea seltskond, puhkus, kõik see karikate 3 puhul rolli mängib, et see on nagu keskne, no suvi on. Et võtan kergelt, naudin, rõõmustan, tähistan. Nii, võtame siia ette. Ühe energia. Eelneva energia. Millegi pärast olen muretsenud. Võib-olla ma olen ka muretsenud mõne sõbra pärast või mingisuguse puhkuse või tähistamise pärast olen tundnud stressipinget, sest siin on nagu stress ja pinge ja ma ei tea, kuidas sellest võib-olla isegi uneprobleeme mõõkade 9 puhul on sellist energiat ka. Mõõkade 9 puhul on sellist ärevust, natuke hirmu ja lootusetuse energia, muretsen, depressiooni võib näidata. Vahel suhtun endasse negatiivselt, aga siin on nagu, see on nagu eelnev energia minu jaoks, et midagi võib-olla, mille pärast ma olen ka stressis ja pinges olnud. Võib puudutada minu seda hingeperet, võib puudutada minu sõpru või lähedasi või kes on mulle väga kallid ja olulised, võib puudutada mõnda sündmust, mis on tegelikult positiivses mõttes, aga kas see õnnestub, kas ma ei tea, kuidagi sellised kas ja negatiivsed mõtted, kuidagi võib-olla väga ärevaks on mind teinud, et eelolev sündmus näiteks või mõni kohtumine, mõned võimalused, aga siin on keskne see tähistamine, aga eelnenud on kuidagi selline pinge, et mõõkade 9 puhul on hirmud, muretsemine ja kuidagi selline negatiivsus võtab vahel võimust.
liiga palju kulutame muretsemisele, mis kõik võib valesti minna, võib-olla ka keegi muretseb, et tuleks ideaalne pidu, on ju. et ja siis ma muretsen ja olen stressis. nii, võtame siia üles ühe energia. ja no siin on sarnasus tunda. no mõnel neitsil, no see on saatana kaart, mõnel neitsil võib olla tegemist hoopis kaljukitsega. et ja stress tema osas. aga siin võib olla see on miski, mis võtab minult palju energiat või keegi. see on just kui ma annan, aga ei ole kindel, et ma sealt nii palju vastu saan energia. minu jaoks vahest ma tunnen, et ma olen nii tühjaks pigistatud, et see on korduvate mustrite energia, see võib näidata, saatana energia on ka kellegiga mingi olukord või keegi, kellega mul on keeruline. ta nagu võtab minult palju energiat. ja samas korduvad mustrid, et ma olen olukorras vahel, kus ma olen mõelnud, et siia sellisesse ma küll ei taha enam sattuda, aga ma ikka satun. situatsioonid, kuhu ma kipun sattuma ja ma tean seda, et vahel on selline tunne, ma tean, et mul ei ole sellest olukorrast või sellest inimesest pääsu ja ma tean, et on selline, see on ka sõltuvuste energia, on ju, et kus on raske välja pääseda, et saatana kaardi puhul võib olla jah, miski või keegi, kes vahel see on midagi, mis on minu jaoks nii ahvatlev, on ju, ja sõltuvust tekitav, kuigi nõuab väga palju minu tähelepanu, energiat, võib-olla armastust ja pärast jätab ikka selle tühja tunde. et võib-olla, et esmapilgul on väga ilus, ahvatlev, aga tegelikult peidab endas midagi muud. aga on sellised korduvalt justkui laseme tõmmata kellegi või millegi poolt ennast olukorda, mis ei ole meile tegelikult kas tervislik või hea, et see on selline situatsioon, aga see võib olla jah keegi, kellega on kuidagi keeruline. ja ma tean seda. ja võib-olla ma ise ei ole rahul, kuidas ma jälle seal olen või kuidas ma tunnen või kuidas ma käitun selles olukorras, et kuskilt vahel ma tunnen, ta toob nagu minus, mingi situatsioon toob minus nagu just selle halvima esile, mida ma nagu aga keskne on väga hea, et jah, ma tean, et millegi osas on keeruline, millegi osas miski nõuab minult palju ja see on pingeid ja stressi tekitav, aga ma proovin keskenduda. see keskne osa neitsil on see, aga ma keskendun sellele, mis on mul hästi, mis on tähistamisväärt, kellega mul on hästi näiteks. et see keskne on see rõõmustamine ja selline alateadvuse energia või selline on sauade kuninganna. väga särtsakas energia, võib-olla keegi tuline, võib-olla siin hoopis sõbranna siin, aga see on sauade kuninganna on energia, kes võtab riski, mine seltskonda, on selline energia. Sauade kuninganna on energia, kus täidetakse oma maailm valgusega, et ollakse julged, astutakse rambivalgusesse, astutakse tähelepanu keskpunkti, tehakse selliseid julgeid otsuseid, julgeid samme, ei tohi lasta ennast pisendada, ei tohi lasta ennast mõjutada, öelda, mis nüüd mina pole tähtis, mina olen tähtis, siin on väga tuline, kirglik energia, hästi hea lükata ennast olukorda, kus mind ümbritsevad inimesed, justkui neitsi ei tohiks olla praegu väga üksik, et ta peaks olema, et siin on minu tugivõrgustik, minu hingepere, minu hingesugulased ja ma peaksin sotsialiseeruma, olema hästi sotsiaalne, looma uusi kontakte isegi, hästi hea energia tegelikult armastust leida, julge, võtan riski, teen ära energia, selline karismaatiline, kirglik, spontaansus on ka hea, peab olema enesekindel. ja särtsakas, rõõmsameelne, inspireeriv energia, justkui sellist loomingulist on siin olemas, väga tugev, justkui mind märgatakse energia, nagu päike tuleks välja, et ma suudan särada. nii.
müntide 7. müntide 7 on energia, kus on eesmärkide poole liikumine, plaanide tegemine, praktilised asjad, hoolitsemine, võib-olla töö, võib-olla selline stabiilsus, saagikus, ma ootan milleskist tulemust, et ma pühendan, panustan, see võib olla seotud karjääriga, võib olla seotud koduga, mis iganes või mõne tegevusega või kellelegi ma pühendun, ma hoolitsen, ma panustan, aga ma ootan sealt ka seda saagikust. Siin on millegi osas, pean olema kannatlik, sest siin on vaja visadust, siin on vaja planeerimist, siin on vaja pingutust, et saada see saak, mida ma soovin. Aga ma liigun väga stabiilselt, kindlalt oma eesmärkide poole. See on hea stabiilse investeeringu kaart, et midagi, mis toob tulu, aga see tähendab, et see vajab minult ka pühendumist, pingutamist, et nagu ei anta väga lihtsalt. Aga kui ma hoolitsen, siis ühelt maalt ma korjan ka selle saagi. Aga vaatame ühe kristalliingli sõnumi ka siia. Ametist, nii. Oma tõelise mina näitamise kaart on see, kui sa näitad teistele oma tõelist loomust, siis tunned, et oled armastatud sellena, nagu sa tegelikult oled. Et ei mängi, ei näita, ei näitle. Nii, aga sellised sõnumid neitsid teile seekord. Suur aitäh, et kuulasid. Aga jätkame kaljukitsedega. Võtan uued kaardid kohe siit. Nii. Kaljukitsed. Nii, täna võtame sellise keskse energia, seda ümbritsevad energiad. Ja lõpus võtan ühe kristalliingli sõnumi ka, et äkki mõne kaljukitse sõnum on just seal peidus. Aga tegemist on nagu ikka, õnneratas. Tegemist on nagu ikka üldiste sõnumitega. Seega võta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned, jäta teised sõnumid teistele või oma aega ootama, ära vägisi proovi sobituda. Kui sa tunned, et ei resoneeru, siis lase sellele lihtsalt minna. Nii, aga võtamegi siis selle ühe keskse energia ja liigume siis ümber selle energia. Armastajate kaart. Vaat kui armas. Armastajate kaart. Keskne energia on suhted. Inimsuhted, pühendumine millelegi või kellelegi, peamiselt kellelegi, aga vahel on ka see minu kutsumus ja see, mida ma naudin teha ja see, millele ma tahan pühendada ja mille osas ma olen kirglik. Vaadake, kaardipaki all on karikate 10. No täielik harmoonia, et võib näidata kindlasti inimsuhteid, soov pühenduda, soov valida seda, mida ma armastan, millele ma tahan pühenduda, kellele ma tahan pühenduda. Armastajate kaart on energia, kus on selline sundimatu pühendumine. Ma soovin sellele või kellelegi pühenduda. Ma tõesti lihtsalt soovin, et see on julgus tegelikult ka langetada, kaitse, olla haavatav. See on energia, kus ollakse avatud. Selles minu süda on avatud ja valmis avanema mingisugusele sügavale suhtele, pühendumusele, tähendusrikkale suhtele. Siin on selline ühinemine, partnerlus, võib-olla mingisugune liit, võimalus luua igal juhul usaldav side. Et siin energiat vahetuvad kahe inimese vahel või siis kuidagi ka millelegi pühendumine võib anda mulle selle energia. See on hästi harmooniline kaart, seal on armumist, romantikat muidugi, aga võib ka näidata sõprussuhteid, liitu. Ja kindlasti ennast ei tohi selle sisse ära kaduda, et ka mina olen väärtuslik, et justkui see peab olema kahepoolne suhe, et mina pühendun, annan, aga ma saan ka vastu. Et selline energia. Väga ilus, et mõnel kaljukitsel võib olla tegemist kaksikutega, et kuna see on kaksikute energiakaart. Aga ei pea olema. Nii. Aga võtame siia ette ka ühe energia.
no säde on siin, on ju. Millegi osas on säde süttinud, et see on mingisugune kirg. Siin on flirt, kirg, see võib olla mingisugune, ka pühendumine on ju, et kui ei ole suhte energia, vaid on minu kutsumus, millelegi ma tahan pühendada ennast või kellelegi. Suuremas osast on see kellelegi. Aga sauatäss on midagi alustada, siin on säde. Ja no see võib olla mis iganes, et uus kirg, uus idee, uus tunne, avaneb võimalus, selline hästi inspiratsioon, entusiasm tekib, loomepuhang. Muidugi on siin flirti ja sellist kirglikkust ja selline säde süttiv, et siin kindlasti on kaljukitsi, kellel on suhetes just selline väga kirglik hetk ja soov pühendada ja anda ja soov kogeda võib-olla sellist põnevust ja hästi tugev potentsiaal on. Minus on nii palju, mida ma tahaksin veel anda ja kogeda. Et kui sa tunned, siis tee, et see on selline tegutsemisele kutsuv kaart. Aga et kui on midagi, mida ma soovin, siis kuidagi sellele tasub nagu pühenduda, anda oma energiat ja teha kirglikult ja mis iganes see siis on või kes iganes see on, et kui ma sellesse panustan, et siis ma võin ka olla edukas, et see on kuidagi süda on avatud ja sellised uued algused, naudingud, energiavool liigub siin hästi, et toob kaasa sellist energiat. Midagi uut, kirg on süttinud millegi või kellegi vastu, säde süttib. Leek on täiesti olemas. Võtame siia üles ühe kaardi. Seiklusjanu. Nii. Jäära energia. Mõnel kaljukitsel võib olla tegemist jääraga. Aga see on valitseja energia. See on boss, see on mees, see on isa. Keiser. Maskuliinne energia on keiser ja keisri kaardiga juhin, et keiser on juht, vastutus, kontroll, analüütiline mõtlemine, tegutsemine, et siin on ka tegutseja energia, teiste eest hoolitsemine, et kui on tegemist naisterahvaga, siis ka, et ma nagu olen valmis kaitsma, ma olen valmis nagu natuke nõuan ka millegi osas võib-olla sellist respekti ja korda, aga ma olen valmis kaitsma, ma olen valmis hoolitsema, et meesterahva puhul samamoodi, lihtsalt, et ei pea vaatama seda, et see on keiser. See võib näidata hästi tihti, keiser näitab sellist meesliini pidi on ju kedagi, et juht, boss on ju isa, mees, aga ma võin ise olla see keiser, ma olen ise see valitseja. Siin on selline vastutuse võtmine, julgus, enesekindlus, sihikindlus, et selline roll on, et ka naisena ma võin millegi või kellegi üle, ma võtan vastutuse, ma olen julge, ma olen juht. Et siin on see vastutuse julgus, samas mul on võib-olla ambitsioonid, see on eduenergia, luua parem tulevik, keiser loob tulevikku. Aga seal on vaja kuidagi mingisugust kindlameelsust, et metoodilisust, aga keiser peab suutma säilitada mõistmise, kaastunde, aga siin on juhi roll, keegi juhib, kas kaljukits ise või keegi temaga seotud. Siin on nagu tahtejõudu ja võimaluste leidmine oma lähedaste heaolu parendamiseks, aga siin on selline respekt ja usaldus on hästi oluline. Tugev energiakaart. Nii. Võtame siia alla ühe energia. Sauvade 8, väga tuline on. Mõned kaljukitsed lähevad reisile või kolivad, et siin on selline liikumine või vahetavad tihedat sõnumeid, suhtlemine, asjad juhtuvad korraga palju, kõike tahan teha, jõuda, kiired ajad võivad olla, et ei seda, aga saab ka tehtud, võib korra ehmatada, aga Sauvade 8 on aeg tegutseda energia. Kõik juhtub korraga kiiresti, aga see on väga positiivne, inspireeriv, julge energia ja usalda oma sisetunnet, lihtsalt anna minna asjadele, et see on ka selline kiiruse ja liikumise energia, võib-olla vaja kiireid otsuseid teha, siis, aga ta on edukas. Ma leian
parimaid lahendusi ja see võib näidata häid uudiseid ja üllatusi ja ka põnevust, aga jaa, kindlasti on siin see seiklused, reisimine, kolimine, suhtlemine tihe, tegutsemise energia kutsub väga tegutsema. No vot. Karikate 10. Ma loodan väga, et puudutab väga paljusid kaljukitse, siis see on väga ilus energia. No karikate 10 on väga-väga harmooniline kaart. Mis iganes sinu jaoks see karikate 10 on, see võib olla, see on harmooniline, see võib olla kogukond, see võib olla armastus, see võib olla õnnekaart, hingesugulase energia. Harmoonilist suhet, õnnelikku kodu näitab, sellist, võib näidata ka rahaõnne, heaolu, õnnistatuse tunne, rahutunne, tänulik, võib-olla ka autunne vahel on selles kaardis. Võib näidata püsisuhet, pühendumist, võib näidata ka rahuldust pakkuvat tööd, midagi, mis mulle tõesti meeldib. Ja ma olen tänulik selle eest ja või näidab sellist ühtsuse tunnet, ma tunnen, et ühtsena, et me oleme nagu hingame ühes rütmis, et selles energias hinnatakse väga kas oma perekonda, oma kodu näiteks, oma lähedasi. See on energia, kus tuuakse armastust ja harmooniat oma suhtesse. See on oleviku energia hästi, kus tunnen, et vot praegu ma olen rahul, vot selle hetkega, vot see hetk on nii täiuslik, vot see on sellise täiusliku rõõmu ja tänulikkuse hetk. Aga hea aeg on siin minu jaoks nagu tekib siia tulevikku, on ju lähitulevikku, et selline energia, kus on hästi hea pühenduma oma lähedastele, oma kallitele, oma kodule. Vahel isegi see, et kui oled väga palju olnud tööl ja keskendunud teistele asjadele, vot siis see energia kutsub sellele nautima väikeseid asju. Sest see on see energia, kus ühel päeval tagasi vaadates mõistad, et just need väikesed hetked olid tegelikult kõige suuremad ja kõige tähtsamad. See võib näidata kellelegi, millelegi pühendumist, et justkui juured maasse surumine. Võib näidata minu elu armastust, et mida on siin ka väga tunda selles energias. Et see ongi minu elu armastus. Selline kuni surm meid lahutab armastus võib olla. Selline heas mõttes muinasjutu energia. Et sest süda on siin väga avatud rõõmule, süda on avatud armastusele, soovin anda, soovin jagada, soovin tunda. Et väga ilusad energiat. Nii. Aga võtame siit ühe kristalliingli sõnumi ka. Asuriit. Sügav emotsionaalne tervenemine. Sinu süda on valmis kehvadest kogemustest tervenema ning sa oled valmis pühendama aega ja energiat sellisele terapeutilisele ravile, justkui ravimine, taastumine. Et võib-olla, ma ei ütlekski, et selline ravimisenergia, lihtsalt olen valmis edasi liikuma. Selline tervendav energia tuli siit. Aga sellised sõnumid, armsad kaljukitsed, teile seekord suur aitäh, et kuulasid.